Tere hommikust kõigile, mina olen Tõnis Tikerpää ja alustame tänase webinariga. Tänaseks teemaks on siis niisugune põnev lugu nagu Microsoft Copilot ja AI agendid. Aga enne veel, kui alustame, olgu öeldud, et kui keegi soovib nüüd tõsiselt Copilotiga tutvust teha ja endale selgeks teha, siis oleme ka loonud sellise 2-päevase koolituse. Ma olen nagu aru saanud ja enda kogemuse pealt ka tean, et selliste lühikeste 1-2-tunniste koolitustega võib-olla endale kõiki asju selgeks ei saa, et tuleb võtta aeg ja sellepärast me lõimegi niisuguse 2-päevase intensiivse koolituse, et kes tõesti tahab endale selle AI tööriista selgeks teha, siis julgelt registreerige, et see on kindlasti kasuks tulevikus. Aga siit jätkates tänase kava juurde, mis me täna räägime? Täna räägime AI-st, Copilotist ning agentidest ja teen ka demo siis, kuidas nende agentidega algust teha. Kui me nüüd räägime sellest AI-st või üldse sellest tehisintellektist, mis sellest siis nagu kasu peaks olema, siis mina näen, et seal on nagu kahelt poolt, et üks, kui me räägime ka Copilotist, just generatiivsest AI-st, et ühelt poolt on siis see töötaja isiklik produktiivsus, ma ise enda pealt näen kõige suuremat kasu aja kokkuhoiust ja loomulikult igasugused sisuloomed ja kõik muud asjad. Ja kui me vaatame ärilist poolt, siis vaatame ühelt poolt või teiselt poolt, aga nii palju, kui mina olen ettevõttes töötanud ja tegelenud sellega, siis tulu-kulu on kõige tähtsam ja loomulikult töötajate siis areng ja töötajate heaolu. Et peame ka mõtlema, et kui me AI nüüd kasutusele võtame, et kas ja kuidas see siis saab nendes kohtades meil abiks olla. Kui me vaatame siis Copilotit konkreetselt, siis täna maailmas Fortune 500 ettevõtted, enamus neist juba kasutab 70% ja siin on ka välja toodud siis, mis on siis tänu sellele Copilotile siis muutunud ettevõttes. Okei, võib-olla see Eesti konteksti võttes need suured näited on võib-olla liiga kauged või hoomatomatud, aga kindlasti see näitab, et see Copilot ei ole selline nišitoode, vaid on tõsine tööriist ja abimees. Ja kui me nüüd räägime Copilotist, siis kiire meeletuletus, mis asi see on ja võib-olla ma lasen siia alguseks ühe lühikese video ka, et me täna pikalt sellest Copiloti üldisest teemadest ei räägi, aga et mis asi see Copilot on. Let's go. Icy cold, I'm just a diamond in the rough. Keep it cool, cause every time I'm rising up. I'm on the road, yeah, I do it like that. I'm wild and bold, oh na 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 na. Got 'em like Ehk et 2-päevane koolitus minutiga kokku võetud. Aga kui me räägime sellest Copilotist, siis ta tasub võtta kui sellist tehisintellekti assistenti. Kindlasti ei tee ta teie eest tööd täielikult ära, vaid pigem on ta teil abimees, nagu ma ütlesin, aja kokkuhoid ja sealt edasi siis mõelda, et kuidas ta panna tööle ka siis automaatselt, autonoomselt ja nii edasi, eks ole. Aga kõigepealt siis kus seda kasutada, loomulikult AI chat, oleme harjunud, ma ei tea, ChatGPT, kõikide muude tööriistadega eraelus võib olla. Aga kui me räägime tööst, siis Copiloti on siis võimalus ka teie töö andmetele siis ligi pääseda ja nende põhjal siis luua sisu või anda teile vastuseid, eks ole. Ta on mugavalt teie
igapäevastest rakendustest, kui me räägime, võtame Teamsis kiired koosolekute memod, kokkuvõtted, jätkutegevused, emailidest, kokkuvõtete tegemine, mis on pooleli, mis on vastamata ja nii edasi, kirjutamine Wordis, Excelis, toimetamine PowerPointis, igapäevatöös just, kui me räägime, siis täna võtame siis järgmise teema on Copilot Studio ja agendid, et mis loomad või mis need agendid on ja kuidas neid siis ära kasutada, eks ole, igapäevatöös. Ja kindlasti, kui see AI kasutusele võtta, siis võiks ka seda nii-öelda siis mõõdistada või mõõta, et mis see siis kasu sellest on, mis see ROI on, on ju. Et muidu tore tööriist küll, on ju, aga kui palju ta meil kokku aega hoiab, kui palju mingi protsess nii-öelda siis, jah, ma ei tea, jällegist toob meile tulu või vähendab kulu, eks ole, et kogu see pool, seda me saame ka siis seal otse jälgida, et on teie töökeskkonnas 365 keskkonnas. Ja mis siis eristab võib-olla Copilotit näiteks teistest samalaadsetest tööriistadest, et üks asi, nagu ma mainisin, ligipääsu otse teie tööandmetele, et ei pea kuskile copy pastema neid, tegelikult ei tohikski kuskile imelikku kohta või avalike tööriistadesse neid andmeid tõsta, on ju. Aga seal on mugavalt, teil kogu aeg on ligipääs teie tööandmetel, on nad siis emailid, dokumendid, OneDrive'is, SharePointis, Teamsi vestlused, kanalid, koosolekute transkriptsioonid ja nii edasi. Siis jah, nagu ma ütlesin, mugavalt teil Teamsis, Outlookis, Excelis kohe kasutatavad. Üks asi kindlasti on kiire otsing, et aja kokkuhoid, need infot ja seda andmeid on jube palju täna ja seal sees nagu niimoodi orienteerudes on üsna ajakulukas, eks ole, aga kiire AI otsinguga leiate oma vajalikud andmed üles ja saate nendega kohe tööle hakata. Siis agendid. On olemas siis juba valmis tehtud agendid, vaatame ka neid täna põgusalt, mis need on, mis nad teevad ja järgmine on siis, mis me täna ka vaatame, on siis ka platvormagentidele, kuidas ise siis luua oma neid agente, siis kas siis lihtsalt mingi abimees või siis mõne äriprotsessi nii-öelda siis, ma ei tea, tööriist, kus me saame siis kiiremini mingit infot, otsuseid teha ja nii edasi, infot pärida. Ja turvalisus, haldussüsteem ka, et ikkagist Copilot oma avalikke keelemudeleid ei treeni teie päringute pealt, te võite kindlad olla, et kui te neid tööandmeid seal töötlete, see kuskile väljapoole ei lähe, töödokumendid, kõik jäävad teie nii-öelda keskkonda, need päringud, et kindlasti kui kasutate töö jaoks mingit AI tööriista, siis ei tasuks kuskile mujale neid tööandmeid, isikuandmeid, äriandmeid kopeerida, vaid kui Copilotit kasutame, siis me saame seda kindlad olla, et see on teie keskkonnas ja me saame seda ka nii-öelda turvata ja ka siis monitoorida selles mõttes, et kuidas see kasutus on, et kas kuskil on vaja lisaks mingit koolitust või nii edasi, on ju. Et seda maksimumi sealt välja pigistada. Kui me räägime siis Copilotist, siis tegelikult teil kõigil, kellel vähegi on 365 mingi litsents, eks ole, täna kasutusel, emailid, Teamsid, OneDrive'id, SharePointid, siis saate juba seda Copiloti chati funktsionaalsust kasutada, tehisintellektiga suhelda turvaliselt, kõik on hästi ja kui nüüd samm edasi, siis on sinna juurde lisada see nii-öelda M365 Copiloti litsents, siis saame hakata looma agente, saame isiklikke nii-öelda siis töödokumente, kus meil on ligipääs, otse kasutada, otse rakendustest ja nii edasi ja nii edasi, et see on siis nii-öelda täisfunktsionaalne lahendus ja siis AI kasutusvõimalus. Kui me räägime nüüd agentidest, siis et agentidest nagu aru saada, mismoodi need agendid töötavad, mis need on, siis tegelikult ongi see Copilot on siis
justkui iga päev tööriista ja tööandmetega nii-öelda töötamiseks, sisu loomiseks, pärimiseks ja nii edasi, on ju. Aga kui me tahame nüüd konkreetselt luua mingisugused spetsiifilised nii-öelda, kas siis, ma ei tea, alates chatbotist või spetsiifilised mingisugused automaatsed mingid protsessid, kus AI töötleb andmeid ja saadab infot või loob mingit sisu nende andmete pealt ja nii edasi, siis seal vahel on meil see Copilot Studio, kus me saame neid agente luua, seadistada, hallata, muuta, kõike teha ja Copiloti nii-öelda siis, kus on siis interface'i või sellega saame siis kõiki neid asju nagu kasutada. Ja kuidas neid agente luua? Laias laastus on nii-öelda 3 varianti, ehk siis tavakasutaja, kõige lihtsam variant, näitame ära, kuidas saab siis agent builderiga, agendi ehitajaga kiiresti algust teha, kiiresti mingisugused esmased sammud teha, väikene personaalne assistent endale teha, kas endale või kogu ettevõttele või tiimile või teatud grupile või projektitiimile, mis iganes, eks ole. Siis järgmine on samm, mida me täna vaatame, on siis Copilot Studios, kuidas seal siis neid agente teha. Seal saab natukene siis rohkem agendile siis anda sellist funktsionaalsust, et ta teeks rohkem mingit automaatikat seal taga ja nii edasi. Ja kolmas variant on siis juba selline koodikirjutajate, arendajatele, et kui me oleme jõudnud sinnamaani, kus me oleme tuvastanud mingisuguse äri protsessi või konkreetse mingisuguse funktsiooni, mida siis AI võiks teha, et ärile nii-öelda siis rohkem tulu tuua või kuskilt kokku hoida kulu, on ju, siis saame ka sealt edasi arendajatega koos luua siis selliseid AI lahendusi. Aga täna keskendume siis nendele esimestele, et tavakasutajatele ja ütleme siis tegijatele. On olemas ports valmisagente Microsofti poolt tehtud ja on ka partnerite ja isegi Microsofti klientide poolt, mis on siis lansseeritud, saab juba kasutada. Vaatame täna siit ka kiiresti paari nendest analüütikut ja researcherit. Siin on neid erinevaid, mida juba võiks kasutada, et kui me näiteks räägime konkreetsest ühest agendist, mis on valmis tehtud, võtame analüütiku agendi, mis siis kasutab sellist spetsiifilist keelemudel arutlusmudel OpenAI O3 Minit, see ongi optimeeritud keerukamate võib-olla andmeanalüüside jaoks ja käivitab ka seal taustal siis kohe Python skripti ja saategi näiteks Excelit sinna kopida ja mingisugust aruandlust toimetada, et tegelikult võtame ja vaatame kohe selle üle ka, et kuidas see konkreetne analüütiku agent võiks töötada. Kui me nüüd oleme omal arvutis ja meil on olemas ilusti Copilot 365, siis ma soovitan kasutada seda rakenduses, eraldi rakendus on olemas M365 Copilot. Saab kasutada ka üle veebi, copilot.microsoft.com või Teamsis on otse nupukene olemas. Kust iganes, aga kõige mugavam mu enda jaoks on kasutada otse sellest rakendusest. Ja kui me siit vaatame, siis meil olemas siin vasakul pool ilusti agendid ja siin on meil olemas analüütiku agent. Ja võtame näiteks mingisuguse Exceli. Mul on siin üks Excel tehtud, mis ei ole võib-olla kõige paremini struktureeritud. Ütleme, siin on igasuguseid toorandmeid ja erinevat informatsiooni. Mis ma sellega teha saan? Lihtsalt võtan selle Exceli näiteks ja lohistan siia analüütikusse. Ja nüüd kirjutame siia siis mingisuguse, kirjutame sinna ühe päringu. Nii, võtame siit ühe päringu. Ja ütleme sinna, et ole hea, näita mulle sellist asja nagu
Näita mulle sellist asja nagu selle aasta käive ja brutokasum siiamaani ja võrdle seda 2024 aasta käibe ja brutokasumiga. Ja nüüd me näeme, mis ta siis tegema hakkab. Ta näitab meil ilusti siin ära ka. Ta hakkab seda Exceli faili analüüsima, kuna ta on siis spetsiifiline siis mudel seal taustal. Ja kohe hakkab siis, me saame vaadata, käivitab siin Pythoni skripti, käib samm-sammult kõik selle Exceli läbi ja ütleb siis ära ka, mida ta parasjagu sellega teeb, eks ole. Koodib ja nii edasi ja siis vastavalt sellele, mida me siis pärime, saame hakata sealt siis analüüsi tegema, ütleme mahuka või vähem mahuka Exceli tabeli pihta. Küsime ühte küsimust, teeme meile kokkuvõtte, küsime teist küsimust, et kõik neid asju Excelis võib-olla suuremahulises Excelis ise teha on üsna ajakulukas ja kui mul on vaja kiiresti mingisugune konkreetne andmestik sealt kätte saada, võib-olla see tõsta kuskil PowerPointi, kiiresti koosolek tuleb, juhatuse koosolek. Mul on vaja teha siis võrdlus siiamaani siis 2025 kuni 2024 käibe ja brutokasumi kohta, siis ütlen talle võib-olla ära ka, et ole hea, visualiseeri see ja siis samm-sammult näitab, mis ta meile teeb. Et see on niisugune valmis agent, mida me saame juba kasutada. Natuke läheb veel aega, coding konkreetselt, kuna see oli üsna mahukas Exceli fail, siis võtab veidikene aega. Nii. Ja samamoodi leiame kõik need teised agendid siit kõrvalt vasakult reast, et on ta siis researcher, mis teeb siis niisugust spetsiifilisemat uurimustööd, aitab siis teha mingisuguseid analüüse, turutrende, riskianalüüse ja nii edasi, et selle researcheri agendiga on siis spetsiifiliselt treenitud ja kasutab teatud mudeleid, siis sellega saab teha siis niisuguseid sügavamaid analüüse, näiteks äriplaane koostada või mis iganes. Et neid agente tasub siis proovida, et on siis, võtab natukene aega, võtame nii kaua siis korraks ette selle analüüsija. Või uurimistöö agendi, nagu ma ütlesin, et siis researcher agent on siis teine mida ma ise olen kõige rohkem kasutanud, ongi analüütik, Excelite suurte andmete analüüsimiseks. Teine on siis researcher, kui ma tahan teha mingisugust, ma ei tea, tootearendust näiteks või mis iganes, et siis saab sellega researcheri agendiga seda teha. Okei, aga nii kaua, kui see taustal meil see analüütiku agent töötab, me saame siit edasi minna ja pärast vaadata, mis see lõpptulemus meil on. Neid agente on, nagu ma ütlesin, juba loodud siin päris mitu, et kas nad on Microsofti enda poolt või on need siis mingid partnerid või on need siis kliendid, kellel on siis mingisugune oma spetsiifilise äriga loodud valmis agent ja nemad siis jagavad ja müüvad või seda seal siis agendi poes, mis me leiame samast Copiloti rakendusest. Aga lähme korra siit edasi. Kuidas üldse alustada agentidega? Et mis tihti arvatakse, et siin AI ja selle juurutamine, rakendamine justkui IT teema. Tegelikult see nii ei ole, et see tuleb vaadata üldse ärilist poolt, alustada selle ärilise poolega, et kust me saame siis lihtsad asjad, suurendada tulu, optimeerida kulu ja loomulikult töötajaid hoida ja neid arendada, pakkuda neile selle võimaluse. Ja alguses kõik algab siis juhtkonnast, kui juhid on kaasatud, luua siis mingi strateegia,
käia läbi, kas töötajad on valmis, kas neil on oskused, võib-olla koolitusplaan paika panna ja siis nii-öelda juurutada, rakendada, vaadata ka turvalisus loomulikult üle ja siis, kui meil on see nii-öelda AI kasutusele võetud, siis seda tuleks ka nii-öelda mõõta pidevalt ja nii-öelda arvutada siis selle kasutus nii-öelda siis nii-öelda väärtust, äriväärtust sellele. Ja kuidas alustada? Ma ise soovitaks, võtke kõige lihtsam, ma ei tea, enamus ettevõtetes on olemas rollid või siis nii-öelda osakonnad või üksused, on müük, turundus, personal, klienditeenindus, võime võtta ka näiteks finantsosakonna või legal või IT-osakonna või mis iganes, eks ole, ja mõelda siis läbi, et kuidas siis nüüd konkreetselt võtame ühe tüki kõigepealt nendest 4 või võtame kõik 4, eks ole, ja hakkame mõtlema, okei, kuidas me seal siis saame seda tulu suurendada või kulu vähendada või siis neid aidata siis nendel töötajatel seal arendada. Et tuvastame siis peamised sellised rollipõhised või funktsioonipõhised protsessid. Meil on näiteks klienditeeninduses on ju, et meil on seal probleemide lahendamine, müügis on klientide, ma ei tea, müügivihjete genereerimine, lisamüügid, turundusel on oma nii-öelda protsessid, sisu loomised, kampaania elluviimised, kaardistame need ilusti ära, eks ole, personalitöös on värbamised, talendi juhtimised ja nii edasi, eks ole. Ja sealt samm edasi mõtleme, et kindlasti on olemas ka siis eesmärgid igal nii-öelda siis sellel rollil või funktsioonil, või on lausa loodud mingisugused numbrilised KPI-d, et klienditeeninduses aeg esimese reageerimiseni, keskmine kõneaeg, müügis tehingu suurused, müügivihje maksumus näiteks või turunduses on samamoodi, ma ei tea, loodud müügivihjed, palju läks nii-öelda vihjest tegelikult diiliks või jah, liidiks, ütleme, personalis omad nii-öelda KPI-d. Ehk siis nüüd hakkamegi mõtlema, et võtame selle ühe funktsiooni, rolli, vaatame, mis on need KPI-d ja vaatame, et kas seal võiks AI kuidagi abiks olla. Kuidas iganes, kuidagi, ma ei tea, aega kokku hoida, kuidagi rohkem liide tekitada, leida mingeid lisamüügivõimalusi, turunduses võib-olla hoida kokku üldsegi agentuuri kulutustelt, eks ole, et kõik need KPI-d ja vaadata, et äkki AI saab kuskil nii-öelda aidata. Paar sükest nii-öelda siis funktsiooni või see KPI-d tegi nagu tumedamaks, ehk siis vaatame, et võib-olla kuidas personalitöös ja võib-olla siis kliendi, IT klienditeeninduses saab siis agent aidata siis nendele päringutele vastata. Nii, ja siit lähmegi nüüd demo juurde. Paneme siit kinni, tuleme tagasi mul nüüd siia selle agendi juurde, kes tegi meil siis sellise kiire analüüsi ja vaatame, mis siis tulemuseks tuleb, et ahah, ütleb, et ei saanud faili üles laetud, pole hullu, laseme tal uuesti siia teha ja kirjutame, et proovi uuesti. Nagu ma ütlesin, AI ei tee kõike nii, nagu me kohe tahame, aga sellega peab harjuma ja temaga siis nii-öelda õppima, nii-öelda tööd tegema. Okei, aga niikaua kui tema siin jällegist toimetab, teeme meie ühe agendi. Kuidas siis alustada agenti tegemised ja just nii-öelda tavakasutaja vaates. Kui meil on olemas see rakendus või me läheme copilot.microsoft.com, siis me näeme siit vasakult poolt ilusti, et meil on siin niisugune nupuke nagu Create agent ehk siis loo agent. Okei. Ja me saame hakata siis siin selles aknas kohe nii-öelda agenti looma.
mis ta teeb? Siin on valikus meil kohe ka valmisagendid, nagu ma mainisin, et saame siit valida, äkki mõni meile sobib juba, aitab meil promptida või koosolekuid korraldada või mis iganes. Või siis me saame hakata temaga suhtlema ja ütlema, et mis agenti me tahame nii-öelda luua. Ta ütleb, ma olen siin, et teid aidata, ehitada agent. Et lihtsalt kirjelda mulle, mis agenti sa teha tahad. Okei, väga tore. Kirjeldame siis. Ütleme, et sa oled agent nimega Marta ja sa oled personali ja IT-poliitika küsimuste siseassistent, kes annab siis selgeid vastuseid ja vastuseid antakse siis eesti keeles ja siukses sõbralikus ja professionaalses toonis. Siukene agent võiks olla, see aitab meil siis personaliosakonnal ja IT-osakonnal võib-olla siis natukene aega kokku hoida ja siukene kasutajatel siis iseteenindust või siukest self-help nii-öelda agenti luua. Okei. Ja mis toimub, ongi see, et mõne sekundiga tegelikult on meil juba agent valmis. Okei. Ja näete, saan juba hakata suhtlema Martaga. Põhimõtteliselt siin ma saan kohe testima hakata seda loodud agenti, saan teda küsimusi küsida ja nii edasi. Aga arvatavasti võib-olla see ühest lausest võib-olla ei piisa. Ma tahaks ikkagist kindel olla, et ta on ikka see agent, mis võtab õiged andmed kuskilt ja annab õigeid vastuseid. Ja siin ta küsib veel, et okei, kas me nimi on õige, name on Marta. Jah, nimi on Marta, aga kus ma nüüd saan nii-öelda siis vaadata, et mis see nii-öelda siis agendi seal sisu on, et mis tal siis nii-öelda seal seadistuses on, et mis see agent päriselt teeb. Siis ma valin siit konfiguratsiooni ja näen kohe, okei, kuna ma küsin küll eesti keeles, aga see agendi loomine täna on ikkagist nii-öelda ingliskeelne, ehk siis võib-olla ma tahan siin natukene midagi muuta, vaatan üle selle description'i, see on nüüd kõige tähtsam osa, siin ma hakkangi seda või selle instruction'i tähendab, et siin ma hakkangi teda siis nii-öelda koolitama, et mida ta peaks tegema. Võib-olla ma siin kirjutan natuke ümber eestikeelseks asju, võib-olla jään rahule selle ingliskeelse versiooniga, aga ütlen talle siis siin, et mis ta siis tegema peab. Vastab töötajate küsimustele, mis puudutab HR-poliitikaid ja IT-kasutaja tingimusi, eks ole. Kasutada ainult SharePointi dokumente, reeglid, kui on ebaselge, siis soovita pöörduda HR-i poole, ära vasta teemadele, mis ei kuulu selle nii-öelda rolli või selle nii-öelda siis teema sisse ja nii edasi, et saame siin nii-öelda siis juhendisse kirjutada, et mida ta tegema peab, eks ole. Ja võib-olla selle description'i ma muudan ka lihtsalt, tõlgin võib-olla eesti keelde ära, et oleks nagu aru saada. Okei. Mis ma veel võib-olla tahan teha, pildi tahaks ära muuta, et see mitte midagi ütlev, ma võtan siia, et redigeeri, upload icon ja võtame siit võib-olla siis ühe JPG või PNG faili ja muudame selle ikoonikese ka ära. Nii, tundub ilus. Ja siia ma võib-olla kirjutan siis HR ja IT, ma ei tea, poliitikat, et oleks aru saada ka, et mis see nii-öelda agent Marta siis täpsemalt endast kujutab, eks ole. Mis ta siia veel teeb? Ta teeb siis juba valmis sellised nii-öelda valmis promptid, 6 tükki. Kuna ta on niisugune ingliskeelne ja võttis ka minu selle eestikeelse sisu, siis ma saan need kõik siit ära tõlkida, muuta, neid siin nii-öelda üles-alla liigutada, mis on tähtis, mis mitte, ja vastavalt sellele annab ta meile siis need nii-öelda soovitatavad promptid juba ette. Siis ma saan öelda, et siis on vacation rules, see on siis puhkuste reeglid ja nii edasi, eks ole. Mis ma veel teha saan? Ma tahan, et ta siis võtaks need info konkreetselt meie SharePointist.
et ta ei läheks kuskil midagi ise välja mõtlema, eks ole, siis ma saan siit knowledge'i alt ehk siis selle siis, kus need andmete alt siis talle ette öelda, laadida, ma saan siit ka öelda talle mõne dokumendi ette, on ju, et võta siit mõni Word, Excel, PowerPoint, mis iganes, on ju, või siis mine meie SharePointi ja siit võtame siis konkreetselt, kuna on tegu HR-iga, siis võtame siit HR nii-öelda listi või kataloogi ja kogu see info ja siis vastused siis antakse vastavalt sellele andmestikule, infole, mis meil on seal HR kataloogis, eks ole. Ja siin ma ütlesin ka, et kasutad vastumiseks ainult SharePointi dokumente, et ei midagi ise sinna juurde ei genereeri või kuskilt mujalt ei võta, on ju. Me saame siit ka lisada näiteks mingid veebilehed, kui me tahame teha mingisugused teadmusandmed, mis iganes konkreetsed veebilehed siia lisada. Siin on võimalik ka, kui me tahame mingit koode kirjutada, siis me saame lükata sisse siis koodi genereerija või kui me tahame, et see agent looks ka pilte näiteks, me saame selle pildi genereerija siia sisse lükata, aga muul juhul me saame siit testida puhkusreeglite kohta, mis meil ettevõttes on ja juba saame testida, vaadata, mis ta vastab ja otsustada, et kas me siis meile see sobib. Põhipuhkus, tundub, et on okei. Väga hea, ütleme, et mulle see meeldib ja vajutame siit ülevalt nurgast lihtsalt create. Põhimõtteliselt ongi nüüd agent valmis, nii lihtne see oligi, see esimene tavakasutaja agent. Konkreetne teema, konkreetned andmed kuskil, on need siis dokumendid, on see veebiinfo, on see SharePointi konkreetne mingisugune andmestik, saame ka nii-öelda siis selle agendi valmis luua. Aga enne veel, et kui siis me selle agendi siis lõpuni teeme, et me saame ka seda siin nüüd siis jagada, otsustada, et kellele me selle jagame. Kõikidel organisatsioonis, kellel organisatsioonis on olemas M365 Copiloti litsents, kõik saavad seda agenti rõõmsalt kasutada, sealt päringuid teha ja nii edasi, või ütleme, et see on siis minu mingisugune konkreetselt mingi tiimi või osakonna või projekti agent. Saame siit konkreetselt grupid või kasutajad määrata või miks mitte, see on minu personaalne assistent ja ma kasutan seda ainult enda jaoks. Aga ütleme, et ikkagi tegu on HR IT-poliitikatega, jagame seda kõigile välja. Saame seda siis nii-öelda kõigile kopeerida, share ida või kõigil tekivad selle siis agentide alla siia Marta, HR ja IT-poliitikate agent. Kõrvuti analüütikuga, researcheriga on meil siis tehtud personaalne ettevõtte agent. Nii. Mis siis veel selle kohta? Kui me tahan jällegi seda muuta, siis ma lähen siia Create agendi juurde, vaatan, et mis on minu agendid, võtan Marta ja hakkan siit midagi muutma. Muudan juhendit, muudan pilte, muudan sisu, muudan kiirpäringuid või mis iganes on ja ütlen, et update. Aga see on siis niisugune tavakasutaja kiirete agentide loomise võimalus. Kui me nüüd tahame natukene keerukamat teha, siis selle jaoks, me oleme siis nii-öelda natuke tegijamad, siis selle jaoks läheme veebilehele. Veebileht on copilotstudio.microsoft.com. Ja siin, kui me vaatame agentide alla, siis see peaks olema nii-öelda tühi, aga ma lõin siia ette juba nii-öelda selle sama agendi, et see ei teki siia, kui te loote selle agent builderisse, see tegelikult siia ei teki. Siin on täiesti nii-öelda teine keskkond, siin on nii-öelda siis tegijamad agendid. Aga ma tegin selle eeltöö juba siin natukene valmis, et läheks kiiremini. Ma lõin siia siis põhimõtteliselt sama tüüpi agendi. Kui ma teen selle lahti, ma näen samad asjad, description, kirjeldus. Kui ma võtan siit instruktsioon,
jälle sama asi, mis ma sinna kirjutasin, põhimõtteliselt. Aga mis ma nüüd siin saan rohkemat teha? Samamoodi on siin ka siis knowledge, kus ma need andmed võtan. Ma panin siia jällegi selle SharePointi kataloogi. Ma nii-öelda siis viitasin selle peale, et võta sealt need andmed. Võib-olla ma tahan siia midagi lisada. Ma saan siia lisada veel avalikud veebilehed, ma saan siia andmeid võtta SQL andmebaasist, Confluence'ist kuskil ära nii-öelda siduda või Oracle'i andmebaasist, kui mul on mingisugused, mis iganes, nii-öelda sisu või andmed, kus ma tahan, et see AI võtaks selle input'i, et ma saan siit nii-öelda neid lisa source andmebaase veel juurde panna lisaks SharePointile. Aga antud juhul ma ütlen, et ma tahan siia siis lihtsalt ühe dokumendi faili veel panna, et võtan siit uue primendlase käsiraamatu ja lisan siia lisaks sellele SharePointi kataloogile veel konkreetselt ühe Wordi dokumendi, eks ole. Aga selle Wordi dokumentidega on see lugu, et kui seal sisu muutub, siis ma pean selle siia uuesti üles laadima, eks ole. Selles mõttes on see SharePointi ja muu andmebaasiga sidumine nagu mõistlikum, et seal nii-öelda dünaamiliselt need andmed muutuvad, siis ka AI siis saab ka need uued andmetele ligi, eks ole. Et kui ma siia Wordi panen, siis see on nüüd üsna staatiline. Nii kaua, kui ta siin meil selle failikes üles laeb, siis me näeme ilusti knowledge all, võtame siit selle sama nii-öelda andmestiku, näeme ka ilusti. Meil on siis SharePointi nii-öelda kataloogikene, meil üks failikene siia juurde lisatud. Väga tore. Võtame järgmise asja, mis siit on, eks ole, mis siit tuleb. Descriptioni all, lihtsalt mainin ära, et orchestration on see, mis ma saan sisse välja lükata. Põhimõtteliselt on see, et nüüd kas ma lükkan, et AI teeb neid otsuseid ja töötleb ja annab mulle vastuseid. Kui ma selle välja lükkan, siis ma saan hakata ise looma neid teemasid ja ise siis ütlema, et kui keegi selle agendilt küsib näiteks sellist asja, siis järgmine vastus on tal selline ja küsib järgmise küsimuse. Siis ma saan ise teha siukse, nii-öelda siis enda poolt valmis agendi, et ei ütle, et AI mõtleb neid vastuseid välja, vaid mõtlen ise välja. Aga antud juhul ma tahan, et see AI teeks selle minu ees kogu selle töö ära. Ja võtan siis siit tööriistad. Mis ma siis nendega teha saan? Ehk siis need tööriistad on siis erinevate tegevuste või taskide tegemiseks. Näiteks, ma ei tea, saada email või mis iganes, eks ole. Ja kui ma siit võtan, siis ma näen, et neid tööriiste tegelikult on siin tuhandeid. Et millega ma saan siis nii-öelda siis selle agendi siduda või nii-öelda mingisuguse töövoos ja taha tekitada. Antud juhul mina tahan kasutada siis emaili saatmiseks, on kõige lihtsam võib-olla näide. Ütlen, et Outlooki nii-öelda siis email. Siin on ka erinevaid variante jällegist, et mis ta siis teha saab, võta meil kuskilt, loo mingi kontakt või mis iganes. Mina valin siit send an email ehk siis saada email. Siit add and configure ja lähme siis emaili juurde. Vaatab, et ilusti minul on minu meiliaadress John Smith on ilusti siin ühendatud, väga tore, ma saan hakata seda seadistama. Siis me paneme siia emailile võib-olla siis nime, et me võime sellele tööriistale selle ära, ütleme lihtsalt send an email, siia me saame siis jällegist selle description'i kirjutada, jätame selle nii nagu on, mulle see sobib ja me saame valida ka, et mida ta siis kirjutab, kui ta see emaili saatmisel, kas ma siis panen siia mingi customiseeritud to-reale mingisuguse, mulle meeldib, et ta AI ise vaatab meili sisust või sellest, mis on nii-öelda siis päring ja paneb, või päringu pealt paneb kokku siis selle, kellele ta saadab selle emaili subjekti ja ka siis sisu.
et kõike ma saan neid ise nii-öelda ka customiseerida, aga mulle sobib see, et AI ise vaatab selle vestluse pealt ja saadab siis selle emaili välja ja jah, ütleme, et mulle see sobib väga hästi, kõik on hea. Mis me nüüd tegema peame, kirjutame siia instructionsisse ka, et nii email, lähme korra juhendi juurde. Antud juhul oli mul siia kirjutatud, et kui sa ei tea vastust, siis ära hakka seda välja mõtlema, vaid kirjuta kasutajale, et ta pöörduks personalispetsialisti poole, kelle meili aadress on John Smith. Aga nüüd ma tahan seda muuta, kuna ma lõin siia sihukese tööriista nagu emaili agendi alla, siis ma kirjutan siia, et kui sa vastad kasutaja küsimusele, siis paku välja neile ka vastus emailina välja saata. Kui see chat on tehtud, siis alati küsi, et kas sa tahad, et see saadetakse sulle ka nii-öelda emaili peale. Ja kasuta selleks send an email tööriista. Väga tore. Mul oli send an email valmis tehtud. Ja kui ma nüüd siin testin, eks ole, küsin ta käest, et no mis me küsime? Küsime ta käest, et mitu päeva on mul põhipuhkust saada, ütleme aastas. No nii, testime kohe ära. Marta hakkab tööle ja nüüd ideaalis ta peaks mulle mingi vastuse andma ja küsima ka, kas sa tahad seda vastust ka emaili peale saada. Miks ta seda küsib? On sellepärast, et ma panin talle sellesse juhendisse sisse. Samas ma tegin ka valmis selle emaili saatmise tööriista ja vaatame vastust. Väga hea, töötajatel on aastas ette nähtud kas soovid, võin selle saata sulle ka emaili peale. Jah, kirjutan siia lihtsalt. Ja nüüd peaks mulle siis tulema postkasti email selle sama vastuse sisuga. Nii, credential, oled see, send an email, jah, lubame. Teist nii-öelda siis aknas, kas võime sulle emaili saata. Okei. Ja kui ma nüüd lähen siis oma postkasti, no selle lihtsalt ma tegin oma sama kontoga, tegin selle testi, siis tuleb mulle postkasti ilusti email vastavalt ja see, mis ta sai seal nii-öelda siis chatis, tuleb ilusti siis mulle emailiga. See on sihuke nii-öelda siis nii-öelda tööriistade kasutamine, eks ole, et lisaks sellele chatile, kui soovid, saadan sulle emaili, mul oli email konfigureeritud, saadan mulle automaatselt emailiga. Väga tore. Ja siin ma saan ilusti siis nii-öelda jälgida ka, testida seda, et mis tehti, päriti, mis vastati, kust võeti see nii-öelda vastuse andmestik ja mis siis juhtus, saadeti email vastavalt sellele tööriistale, need to, subject ja body, nagu ma ütlesin, AI paneb selle ise kokku, ma võin neid ka ise nii-öelda siis customiseerida, antud juhul ma jätsin selle AI teha ja vaatan, millise vastuse saatis. Väga tore, tundub, et meie agent töötab. Vaatame siit üle, tundub nagu hea. Okei, aga see on siis üks variant. Mis me veel teha saame? Me saame ka muuta selle nii-öelda agendi nüüd täiesti nii-öelda autonoomseks, ehk siis selle jaoks on meil siin järgmine ütleme siis tööriist või siis on see asja nimi on siis trigger, on ju, et midagi siis peaks nagu toimuma, on ju, et siin on see tööriistad, järgmine osa on siin triggers, ehk siis mingisugune käiviti. Kui midagi juhtub, siis automaatselt midagi hakkab siis nii-öelda toimuma. Okei, aga loeme siia siis ühe sihukese käiviti ka. No samamoodi jällegi, mul on siin neid variante on nagu palju, mida ma siis teha saan. Et kui kuskil on mingisugune vastus antud näiteks Formsi, siis juhtub midagi ja nii edasi, kuskil on mingi fail loodud või SharePointis midagi tehtud, siis automaatselt AI võtab selle info ja
ma ei tea, teeb sellega midagi, saadab emaili või loob kuskile mingisuguse faili või mida iganes, eks ole. Antud juhul on mul siis selleks triggeriks käivitiks, kui email saabub, väga tore. Kui email saabub, ütleme, et sama email, mis mul siis kasutan, ma saan siin muuta jällegist seda nii-öelda siis sisu, et kas see on kuskil, ma ei tea, folderis tuleb see email, kas to-rea peal, kas ta tuleb kelle nii-öelda siis to-rea peal on mingi spetsiifiline meiliaadress, kas saatja on mingi spetsiifiline meiliaadress, kas ta nii-öelda siis on ta seal mingi attachment küljes või subjektis on teatud mingi sõna sees, on ju, siis käivitub see trigger, eks ole, ja nii edasi, on ju. Aga ütleme, et minu puhul see sama Johni emaili aadress ongi tegelemaks nende päringutega. Ütlen, et kõik, mis sealt tuleb, kõigile läheb siis automaatselt vastus, siis mida AI kõigepealt töötleb ja saadab siis sinna nii-öelda saatjale siis selle vastuse tagasi, eks ole. Ja loome selle nii-öelda siis selle käiviti. Ja samamoodi jälle peame siis selle instruktsiooniga ära muutma, et nüüd agendi loomus muutus, et enam me ei taha, et see agent lihtsalt vastab ja küsib, kas sa tahad saada selle vastuse emaili peale, vaid nüüd me tahame, et see agent töötaks autonoomselt. Me ei pea siin nagu selles mõttes kasutaja ei pea kuskile chati minema edasi, ma tahan, et oleks autonoomne. Kui tuleb sinna email, siis AI töötleb selle emaili läbi ja saadab kohe vastuse automaatselt tagasi. Ei pea mitte midagi siin vahel tegema. Ehk siis võtame selle viimase lause ära ja kirjutame siia, et sina agendikene saad emaili kasutades minu seda tööriista, send an email tööriista, ja vasta saatjale siis selle triggeriga. Ja lisaks, kui ma nägite, siis eelmine email, mis ta seal saatis, ei olnud väga ilusa vorminguga. Siis ma proovin selle vormingu ka siis muuta nagu vähe kenamaks ja ütlen talle siis, et vorminda see HTML ja ole professionaalne ja detailne, eks ole. Ja vaatame, mis siis juhtub. Nii. Okei. Kui me läheme nüüd triggerida, me saame siin sedasama kohe testida, et me ei pea teda veel publish erima, ütleme, et ma tahan seda kõigepealt ära testida, et kuidas ta nagu töötab. Selleks siis lähme ühe teise kasutaja Liisi emaili juurde ja saadame siis emaili sisuga John aadressile teema küsimus lähetuse kohta ja ma ei tea, mõtleme siit, et kas elukaaslase lennukipilet on ka lähetuskulu. Nii, saadame ära. Lähme tagasi siia ja nüüd testime seda, vaatame, saatsime ühe test meili. Vaatame, kas jõuab meieni. When email arrives, varsti peaks tulema. Aha, nii, Liisa saatis, siis peaks siia ka kohe jõudma. Okei, siit on tulnud üks kiri sellele aadressile ja testime, vaatame, mis vastus läheb. Siin me näeme ilusti ära. Okei, tuli Outlooki email. When email arrives, nüüd ta käib selle emaili läbi, käib sellest knowledge base'ist läbi, analüüsib seda andmestikku. Väga tore. Nii, ja siis teeb vastuse ja vastus on saadetud e-kirjaga. Ehk siis tuli päring kompanii policy kohta, kus ta siis neid andmeid töötles
ja automaatselt saatis ka vastu emaili. Lähme Liisi juurde, vaatame, automaatselt on tulnud vastus. Ja näete, vorming on ka vähekene paremaks läinud, kui ma kirjutasin sinna juhendisse sisse, et tee see nagu HTML-ina. Aitäh küsimuse eest, ettevõtte lähesküljede reeglid, ainult tööga seotud kulud ja nii edasi. Ehk jällegist näide, kuidas siis luua automaatne agendikene, kes teeb meie elu lihtsamaks. Jällegi, see on väga lihtne näide, aga me saame minna natuke spetsiifilisemaks, konkreetsed küsimused, konkreetsed mingid failid, konkreetsed märksõnad. Ja kui see midagi juhtub, tuleb email, kuskile tõstetakse fail, mis iganes, siis automaatselt AI töötleb selle läbi, selle päringu, nende andmete pealt, mis ma talle ette panen, genereerib selle vastuse ja automaatselt saadab ära. Ehk et automaatne agendikene 10 minutiga. Ja siin ma saan jällegist tulla tagasi agendi juurde, öeldagi siis, et publish, mulle see agent sobib, ma testisin ära, ta töötab ja publisheerin selle ära. Ja ongi mul esimene tegija agent valmis tehtud. Kas siis, jätan talle selliseks vestlusrobotiks või juba teeb mul mingisugust automaatset toimingut, töötleb emailid läbi ja saadab kohe vastused. Ma ei tea, kliendikaebused, kõik, kus saadetakse, AI käib need läbi, ma ei tea, kas see on hea mõte ja saadab automaatselt meie treenitud andmestiku pealt vastused ära. Ja siin ma saan jälle tulla iga kord tagasi. Nagu ma ütlesin, tegelikult on lihtne, lihtsalt kirjutate siia väikse descriptioni, instructioni ehk siis juhendi, annate kätte talle andmed, kus ta siis AI müdistab ja need vastused genereerib. Siin ma saan luua siis mõned taskid, tööriistad või siis juba mingisugused automaatsed triggerid. Ma saan luua ka siis teiste agentidega seoseid, kui mul on agente on mitu, siis ma saan 2-3 agenti omavahel ära siduda, üks teeb ühte asja, võtab sealt andmed, teine teeb teist asja. Topicsite all, nagu ma ütlesin, siia saab siis luua neid customiseeritud teemasid. Siin on lihtsalt, kui keegi ütleb goodbye, siis ütle talle vastu, okei, have a nice day ja nii edasi. Keegi ütleb, et tere, siis vastu talle niimoodi. Siia ma saan öelda näiteks konkreetselt, kui keegi kirjutab IT-tugisse, et tal monitor ei tööta, siis esimese asjana küsi, kas sa kaableid kontrollisid. Jah, siis küsi järgmist asja, kui ei, siis vasta talle nii ja nii, eks ole. Ma saan hakata siin teema kaupa neid juhendama, eks ole. Andmebaasid olid selged, tööriistad, agendid, siia me saame lisada neid agente, siia, nagu ma ütlesin, saame neid teemasid ise luua, kui keegi küsib midagi, siis ära AI, sina hakka seda välja mõtlema, vaid vasta talle nii või küsi naa, eks ole. Siin ma näen ka siis neid tulla siia, kui ma olen see tegija, siis ma saan tulla ja vaadata, et mis siin toimub, kes mida päris, selles mõttes, et tehti mingisugune emaili saatmine, mis toiming oli ja nii edasi, et ma saan need näha ja testida siin, et mis oli valesti, mis oli hästi, parandada seda ja nii edasi. Siin ma näen analüütikat, kes kui palju seda agenti kasutab, palju see kulu on, kui ma nüüd teen mingisuguse agendi, mida ma näiteks tahan jagada oma avalikku veebilehele või siis Facebooki või WhatsAppi kas või on ju. Et sellisel juhul me näeme, et siin on selline teemanti märk taga, et kui ma tahan seda kasutada lokaalselt maja sees, eks ole, Teamsis või Copilotis või SharePointis, et sellisel juhul mingit lisakulu ei ole, aga kui ma tahan seda avalikult nüüd teha, ma teen mingi agendi valmis, kes pritsin või panen siis sinna veebilehele kuskil omale, mis teeb mingi automaatikat või Facebooki, eks ole, siis see maksab üks teemant.
noh ja vaatame, jõuame võib-olla kiiresti üle vaadata ka, et palju siis lisakulu on, kui me teeme nii-öelda siis avalikke neid agente, et jah, et siit saab siis nii-öelda neid kanalitesse, erinevatesse kanalitesse publisheerida. Ja ma arvan, et rohkem ei olegi, võib-olla siis korra vaatan üleval, kas on tekkinud küsimusi. Nii, võtame siit ette küsimused. Ja lähme kohe ka, kindlasti on mõni küsimus maksmise kohta. Et kui ma nagu mainisin, need samad Copiloti agendid, mida ma loon siis ettevõtte sees näiteks ja kasutan seal rakenduses või Teamsis või SharePointis ja andmed võtan meilt kust iganes SharePointist või dokumentidest või teen mõne connection'i kuskile andmebaasi, eks ole, siis justkui krediidikulu sellega ei kaasne, ehk siis kui mul see litsents olemas, siis ma saan seda kõike kasutada, luua neid, kasutada neid, aga kui ma nüüd loon jah, mingisuguse avaliku agendi avalikus kanalis, siis ma saan nii-öelda siis hakata see hinnastama. Üks variant on siis kõige lihtsam, kui ma alguses ei tea, kui palju mul see krediiti võib kuluda, siis ma võtan selle nii-öelda pay as you go mudeli, et nii palju kui seda päringuid sinna tehakse, siis on 0,01 eurot on message. Või ma saan siis võtta nii-öelda paki 200 eurot kuus ja seal on siis 25 000 nii-öelda seda krediiti sees. Või kui mul on väga suur agent juba, et on nii-öelda sihuke mahukam agent, mis teeb mingi suuremahulisemat tööd, eks ole, et siis ma saan ka võtta seal erinevaid kombosi, seal on neid allahindluseid, ma saan võtta seal ala 25 000 krediiti, 100 000 krediiti, 500 000 krediiti ja nii edasi, on ju. Et noh, näide lihtsalt, et see kulu on umbes niimoodi, et kui mul on nagu 500 vestlust, kus sees on siis ütleme, ma ei tea, mitu sõnumit, eks ole, ütleme, et sihukene maksab umbes 200 eurot, ütleme 500 vestlust, kus sees on niisugune võib-olla 50 message'it, eks ole, siis võiks olla, kui mu arvutuskäik on nüüd õige, umbes 200 eurot. Et see on nagu alguses on võib-olla keeruline, aga jah, tasub siis nii-öelda, on olemas kalkulaatorid, aga päriselus oleme näinud, et ikkagist tasub teha nii-öelda piloot ja siis seal on ilusti näha, kuidas see krediit tehagi testpäringud, teha pilootkeskkond ja vaadata, palju ta siis hakkab siis nii-öelda siis seda krediiti kulutama. Okei. Kas see agent jätab vestluse infot meelde, on üks küsimus. Ja eks agent ennast treenib ikkagist jah, selle nii-öelda päringute pealt, et ta ei jäta küll nagu meelde konkreetselt, ei ütle, et noh, nüüd mingi isikukood kuskil pandi ja ma annan sulle selle, vaid lihtsalt ta treenib oma seda, et kui ma küsin ühtemoodi, siis ta annab mulle siis, noh, ütlen talle vastu, et kuule, see ei ole päris hea vastus, on ju, et ära seda mulle enam vasta, vaid ütle nii, on ju, siis ta tegelikult järgmine kord ütlebki mulle nii, eks. Et ta treenib seda mudelit endale, jah. Kas on võimalik agendid sisse lülitada ka selliselt, et kõik inimesed saavad küll agente kasutada, kuid mitte luua? Kõik saavad kasutada, aga mitte luua. Täpselt ei mäleta, vist ma olen näinud küll jah, et agentide loomine on välja lülitatud. Seda peab täpsustama, et ma saan need küsimused ka üles kirjutada ja pärast võib-olla siis üles panna sinna salvestuse juurde, et küsimuste ja vastuste juurde. Aga tõenäoliselt saab jah, et kõik ei hakkaks looma mingisuguseid imeagente, noh, samas isiklikke agente võib-olla, miks mitte, on ju. Kui palju on võimalik piirata, hallata seda, milliseid agente kasutajad luua saavad, näiteks milliseid veebilehti kasutada või muud sellist, et vältida kahtlaseid veebilehti. Jah, seda saab nüüd mitte Copiloti endaga, vaid seda saab piirata siis ettevõttes üldsegi siis selle
premium security paketiga, on ju, et mis veebilehed üldsegi on lubatud ja mis mitte, et 365 turva nii-öelda seadistustega on see võimalik teha küll, jah, et mingid asjad on kinni. Kas on mingil moel võimalik kasutada agente ettevõtte töötajatel, kellel ei ole konkreetset litsentsi? Jah, saab, loome need agendid, kellel on konkreetne litsents, saab neid tasuta kasutada. Nendel, kellel ei ole konkreetset litsentsi, saavad siis selle krediidi selle sama valemi järgi neid kasutada, eks. Et siis jah, et võib-olla kõigil ei olegi täisfunktsionaalsust vaja, palun väga, võtke üks agent ja võib-olla maksab 5 eurot, 10 eurot kuus ja on võimalik, jah. Nii, kas selliselt loodud agent jääb töötaja põhiseks ja kuidas toimub agendi üleandmine uuele töötajale? Kui ma sellise agendi lõin, mis ma täna lõin, et kui keegi ise loob selle agendi seal agent builderis, jah, admin saab neid küll näha ja kontrollida, aga see on väga hea küsimus, et kui nüüd töötaja ära läheb, on ju, kas ma saan selle copy pasteta teise kasutaja alla? Ma jään vastuse võlgu, pole veel sellist case'i olnud, need on nii uued asjad, aga see on väga hea küsimus, et sellele kindlasti otsin vastuse. Kas SharePointi asemel on võimalik jagada, kasutada ka võrgufaili? Võrgufaili jah, on võimalik jagada, aga siis me peame minema sinna kolmandasse nii-öelda siis astmesse ehk arendajad appi võtma, kes loovad siis ühe vahe cache'i, et ma tean, et paljudel on võib-olla mingi failiserver, kus on mingi kataloog, eks ole, siis ta peab, luuakse niimoodi connection selle failiserveriga, aga kes siis indekseerib ja teeb seda, et mida see AI seal siis teeb, et AI failiserverist sinna kolistama ei lähe, eks ole, tehakse vahe siis niisugune nii-öelda buffer või cache või kuidas iganes, ma ei tea, proxy nimi või mis iganes tal on, ju. Seal indekseeritakse need dokumendid ära, on ju, ja siis ta käib seal neid dokumente sisu vaatamas ja siis annab vastuse, aga see on niisugune keerukam lahendus, aga see on võimalik teha. Mis on Exceli analüüsi tulemus? Väga hea küsimus. Lähme vaatame korra. Kui teil on veel aega, kellel ei ole, siis ma tänan neid, aga võib-olla ma vaatan korra kiiresti, mis see Excel siis meile näitas. Ehk on see analüütik, mis täna oli meil kuidagi natukene rabe, siis ütleb ka, et ikkagi ei taha mulle teha, et see midagi on failil viga. Nagu ikka, eile, kui ma seda tegin demos, testis oli kõik, töötas imehästi, et täna on siis jah, dokument jäi nii-öelda siis arusaamatuks. Nii. Aga soovitan endale kasutada, võtke see analüütik ja pange sinna Excelit üles ja vaadake, kuidas teil need vastused tulevad. Kas teised kasutajad näevad, kuidas olen agendi üles ehitanud? Ei, nad ei näe, kuidas sina oled selle üles ehitanud, et ainult sina saad seda siis muuta. Või kui sa seal stuudios näiteks midagi teed, siis sa saad sinna ka nii-öelda lisada, määrata autori, kellega saate mitmekesi siis nii-öelda siis koos seda agenti seadistada. Ja agenti saab jagada, olen proovinud ja saan kasutada ja muuta teise töötaja loodud agenti. Selge, üks vastus on vastatud. Ehk siis, kui ma jagan seda, jah, nagu ma ütlesin, ka seda ise tehtud agenti, et siis ka teised saavad seda muuta ja teha, et kui ma olen selle välja jaganud need õigused. Nii, aga nüüd võtsin natukene rohkem aega, kui oli ette määratud, siis soovitan minna meil kodulehele, küsida otsemalt küsimusi, registreerida ennast võib-olla 2-päevasele tõsisele Copiloti koolitusele, et olla valmis siis selleks uueks ajastuks ja tööks koos AI-ga Copiloti assistendi näol. Mina tänan ja edu, jõudu!